Ajas püsiva interferentspildi saame siis, kui liituvad sama sageduse ja püsiva faasivahega ehk koherentsed lained. Üldjuhul valgusallikad monokromaatseid laineid ei kiirga ja seetõttu erinevatest valgusallikatest pärinevad valguslained ei interfereeru. Koherentseid valgusallikaid võib tekitada sel viisil, et liituvad lained pärinevad ühest ja samast valgusallikast. Vaatleme valguse interferentsi, mille tekitame Fresneli biiprisma abil. Valgusallika ette on paigutatud kitsas pilu, mis on valgusallikaks biiprismale. Selle tahkudelt peegeldatud valgus tekitab kaks näilikku valgusallikat, millelt lähtuvad koherentsed valguslained. Lainete liitumisel tekib interferentspilt. Vaatleme kõigepealt interferentspilti valges valguses. Ekraanile tekib terve hulk värvilisi ribasid. Seal, kus ekraanil on sinine riba, liitub mõlemast näivast valgusallikast lähtuv sinine valgus. Teised valgused selles kohas kustutavad üksteist. Selles kohas ekraanil, kus on nähtav punane riba, liituvad punase valguse lained ja nii edasi. Valgustatud ribad tekivad ekraanile sellepärast, et katses on valgusallikaks valgustatud pilu, mis on ribakujuline. Paigutame valguse teele oranži valgusfiltri. Valgus on nüüd palju monokromaatsem. Interferentspildis näeme vahelduisi oranže ja musti ribasid. Paneme tähele, et eelmise pildiga võrreldes on ribade arv suurem.